Täna lähme teoreetiliselt Hollandisse lapsukeset. Põhjus, miks meid huvitab Holland, on tõsiasi, et Raplamaa rakenduslikul kolledžil on sõpruskool Hollandis Aventus ja äsja käis meie 11. klass oma uutel Hollandi sõpradel külas. Nii hästi külas, et tänu sellele on meie koolil sündimas podcast. Nii mõnigi inimene sai teada, mida ta pärast gümnaasiumi lõpetamist teha tahab. Ja me tegime 11. klassiga koos teksti, mida ma tean Hollandist. Teie jaoks tegin ma üllatus sellest niisuguse asja, nagu ma ikka teen. Ehk siis võtsin välja kirjavahemärgid, lammutasin laiali kokkulahkud ja äsja toimunud põhikooli lõpueksam taaskord näitab, et meie meetod töötab. Rõõmuga sööstan töid toimetama, juba vaatasin üldmulje üle. Raplamaa rakendusliku kolledži 11. klassi teksti järel jääb sinu päralt tagumine lehekülg, kus sa kirjutad mõnest sind kõnetavast riigist. Eeskujuks see tekst tuleb sellest riigist, mis sulle meeldib, see võib olla Soome või Poola, mis iganes, iga riik on hea. Ja ühtlasi avastasin mina selle teksti loomise eel, ja ma teadsin Hollandist palju rohkem, kui ma teadsin, et ma tean. Lihtsalt ma ei teadnud, et see asi räägib Hollandist. Kohe me siin tekstis seda avastame. ID-kursantidega näitame ette, mis asi on tänapäevane Hollandi muusika. See on ehk siis Thunderstorm. Thunder Scream. Päris hulla. Aitab küll. Niisugust muusikat, eks meie klubides ka kuulda on, eriti Tallinna edukate inimeste ööklubis Hall Noblessneri kõrval samasugune andmine käib. Tõenäoliselt ta mõjub teisiti, kui on palju inimesi, kes on samas gruuvis. Ütleme otse, klassis 204 mõjub kuidagi kohasemalt. Mõni meile päris toredasti tuttav Hollandi tutvustus, see on siis Joost, kes sai tõlgendatud meie oma saates Su nägu kõlab tuttavalt Amanda Künnapase poolt. See tore tont. Tema on meil selline. Nii rõõmus. Õnneks siin kõrval Tommy Cash, nagu te näete, teatab juba nagu ikka, et tema võidab. Sel aastal siis enne teksti juurde asumist vaatame üle
kes esindab Hollandit Eurovision 2025. Niisugune mees. Ja seda toetab Maroko nafta. C'est la vie. C'est la vie, she sang to me, je me rappelle. Täiesti asjakohane on must mees, prantsuse keel, sest kui me natuke meenutame oma haridust, mida meil siiski vaatamata sellele on, et meil on ülipalju valeandmeid õpetatud nagu papagoidele. Hollandi asumaad, Ekvatoriaal-Aafrikas, Belgia, Holland, hooldasid ja päris ilusasti hooldasid Gambiat, Senegali külgnevaid riike. Brittide päralt olid siis Uganda, Ruanda ja teised külgnevad riigid. Ei olnud see kolonisatsioon nii jõhker midagi. Tänini on seal tolleaegsed mõisad, väga hea haridus ja asumaade inimesed Eurovisioonil. Nii vist ongi hea. Vaatame siis IT-härrastega, kui teie lähete õpilasvahetuse käigus Hollandisse, mis teid seal ees ootab. Mida ma tean Hollandist? Küsimärk. See on selles mõttes ainulaadne juhtum, et ta ei ole punkt. Punkti me pealkirja lõppu ei pane, küsi või hüüumärgi paneme küll. Ükskõik, üks sõna, kooma, ükskõik millise riigi ja rahva peale sa 21. punkt, saame järgarvu punkti abil. Hurre! 21. sajandi maailmas üks sõna, mõtled, kooma, enam-vähem üks sõna, alati selgub, kooma, et sa tead palju enam, kooma, kui sa tead, kooma, et sa tead, mõttekriips. Ja see tunne on hea. Mõttekriips sellepärast, et see viimane saba eristub ülejäänud lausest. Tahab väikest hingamispausi. Hullult komasid kirjutasime 11-ndikega. Ükskõik koma, millise riigi rahva peale sa 21. sajandi maailmas mõtled, koma, enam-vähem alati selgub, koma, et sa tead palju enam, koma, kui sa tead, koma, et sa tead, mõttekriips. Ja see tunne on hea. Doktor Google, lühendid on meil ilma punktita. Ütleb Hollandi kohta otsingumootori üks sõna avalehel kokku, koolon, igaühele üks sõna, oma visiitkaart, üks sõna, väärtuses sõna, tulbid, tuuleveskid, üks sõna, puukingad, üks sõna. Vastasel juhul kuuluksid veskid tuulele ja kingad puule, aga kuna on liik tuuleveskid, puukingad, siis nii on punaste laternate tänav. Metterlink, legendaarne kirjanik, laevad ja kodud vee peal. Van Gogh, Erasmus Rotterdamist. Rotterdam kui sadamalinn, üks sõna, linnatüüp, kirjutame kokku. Sadamalinn, koma, millest laulsid kukerpillide mehed. Teate küll, jää jumalaga mann, sest tuules oli ramm. Ning linn, kooma, kus elas Erasmus, mõttekriips, legendaarne kirjanik, kooma, kelle nime järgi on nimetatud rahvusvaheline üks sõna, see on omadussõna, milline rahvusvaheline õpilasreisibüroo, kõik 3 sõna kokku. Reisibüroo on nagunii kokku büroo liik.
ja kui on tegemist õpilasreisibürooga ehk siis õpirännet korraldava firmaga, siis ongi sõnarong 3 sõna koos. Erasmus pluss koos Archimedese projektimaastikuga. Projektimaastik, 1 sõna. See on projektipõhist elu elavatele inimestele väga tuttav moodus, kuidas saada stipendiume võõrsile õppima minekuks, kuidas saada sõpruskoole, kellega vastamisi külas käia vastakuti. Nii tore. Raplamaa rakendusliku kolledži gümnasistid käisid 2025. punkt järgarv ainus juhus, kui me paneme numbri järel punkti, mitte üheski teises olukorras ei pane. 2025. aasta aprillis õpireisil 1 sõna. Varasemas eesti keeles räägiti õppereisist ja õppekavast, nüüd on õpireis kõigi muude õpidega. Hollandi koolide kett on 1 sõna. Hollandi koolide keti juures Aventus, millest Taap asus Apeldoorni linnas, mis on umbes meie Tallinna mõõtu ning külastati 3 erinevat linna ja selle võrgustiku kooli. Meie õpilased osalesid IT-tundides. Siia vahele asetame sõbraliku sidekriipsu, sest siis tekib 1 sõna IT-tunnid, muidu on IT-le kuuluvad tunnid, see ei lähe mitte. IT-tundides, loovainete 1 sõna loengutes, tegid koos uute sõpradega podcasti kursiivis, sellepärast, et täiesti ingliskeelne sõna, lükkame ülbelt külili ja oma enese tulevikuplaane. Tulevikuplaanid 1 sõna, sest muidu on plaanid tulevikul, aga sinul on tulevikuplaanid. Küll aga oma enese võib olla nii kokku kui lahku, olenevalt sellest, kas oma enese, siis on koos. Või oma enese, siis on lahus. Nii mõnigi, kes oli seni rahul pisiasjaga 1 sõna ja poolitusmärk on meil rea lõpus. Pisiasjaga, et naabrimehel 1 sõna on friisi hobune. Need on need suured mustad läikivad karajalad. Friisi hobune on ka, juhin tähelepanu väikese tähega, nii nagu Muhu pätit, Kihnu kampsun, Islandi haisukala. Omadussõna väärtuses koha nimi on alati väikese tähega. Friisi hobune, avastas nüüd enda jaoks täiesti uued 1 sõna. Väljakutsed 1 sõna. Meie rahvas on targasti öelnud ja see on meil otsene kõne. Niisiis, jutumärgid algavad alt, kaugelt paistab paremini. Jutumärgid kinni. Kuidas on saanud juhtuda nii, et oleme vapustatuna nutnud Anne Franki päevikut lugedes ega tea ja ning ega või nende ette ei käi. Ega tea, et genotsiidi ohvrist 1 sõna genotsiidi ohver. Kaunitari maja muuseum 1 sõna hoones, kus ta natside eest varjudes niinimetatud blogi pidas ning tapeti. Anne Franki päevik on raamat, mis minule umbes 8. klassis mitte läks südamesse, vaid lõi südamesse, sest see on kohutav. Ilusate, andekate inimeste perekond varjub Hollandis, kus nad ikkagi kätte saadakse ja aetakse gaasiahjudesse, juudid. Sama toimus Eestis Kloogal, mis on meie
koonduslaagrite pealinn, praegu ime ilus aedlinn. Kloogal oli tehnika rämedam kui gaasiahjud. Eestimaa juudid, kes kinni püüti ja sinna tassiti, pandi puuriitadeks. Kiht puutüvesid, elusad inimesed, puutüved, elusad inimesed, puutüved, elusad inimesed, oi hups, kõrgemale ei ulata ja tuli otsa. Ja, mazel tov. Niisiis, see on räige, mida on inimkond oma elulooks kirjutanud. Ja. Eks sellepärast üks sõna, rahvusvaheline kokku, Haagi sõjakohus, ka sõjakohus on üks sõna, kohtuliik, Hollandis asubki. Haagi rahvusvahelisse sõjakohtusse 3 aastat tagasi Ukraina vabadussõja alguses anti üles massimõrvar pealkirjaga Putin. Tema peab praegu kinomees Donaldiga läbirääkimisi. Prognoositavalt aastaks 2030 jagatakse maailm ümber Putini, Trumpi ja Hiina Kimi vahel. Nii et uus maailmakaart on meil joonistamisel. Hakkame aegsasti õppima, kumbal pool meid siis nüüd see sfäärmõju on. Võimalik, et madalmaine, üks sõna, teate küll, Taani, Holland nimetatud terviknimetusena madalmaad, Netherlands või Dutch. Madalmaine hingamine ongi häälestanud kirjanik Metterlinki seesugusele üks sõna, kujundlikule süvanägelikkusele, süvanägelikkus, üks sõna, ise tegin, süva ehk eriti sügav ja mitte nägemine, vaid nägelikkus on tegelikkuse nägemisvõime. Süvanägelikkusele, millest on sündinud sinilind jutumärkide sees. See on nii raamat kui näidend. Teda mängiti Pärnu Endlas kooliteatri õpilaste ettekandes. Lavastasid Laanemets ja Puudersell. Ning allegoorilised mesilaste ja termiitide elu kirjeldused. Kõik on sama nagu inimestel, ainult et aus ja õiglane. Meie noored said teada, et lendavad hollandlased, loomulikult väikese tähega rahvus ja keel, õpivad erinevalt meist valikainete, üks sõna, kombodena, kombinatsioonid, laialt kasutatava lühisõnana, see on üks tore sõna, see kombo. Kombodena koma, mis võimaldab pärast universaalse põhihariduse, üks sõna, omandamist, komplekteerida just endale sobiv õppeainete üks sõna, vaaria, ning ehitada oma moodulitest täpselt selline haridus, mille baasil minna kõrgkooli, üks sõna, ilma et aega oleks raisatud asjatult piinavatele, sobimatutele tundidele võõras vaos. Küll me teame, kuidas humanitaarlased näevad vaeva integraalidega ja reaalainete inimesed ei saa aru, miks neid piinatakse kirjandusteooria süvaanalüüsiga. Ma ka ei saa aru ja ei piina sellepärast ka. Ehk siis iseendale kokku ehitatav haridus on üks päris tore asi. Sul peab olema moodulite arv täis, aga sa ise valid, mida sa tahad õppida ja arendad ennast algusest peale õiges suunas.
imeline. Sellepärast üks sõna tahaks nii mõnigi meie gümnasist kohe homme Hollandisse õppima minna. Mõttekriips. Stipendiumid selleks on Erasmuse ja Archimedese varakambrites. Üks sõna ei ole vara tähenduses too early, vaid pigem treasure varakambrites olemas. Ideaalis peaks inimene, kes nooruses omandas sõnad Rembrandt ja Van Gogh, tundma nende suurmeeste üks sõna kohta ja teenet suurel tervikpildil üks sõna, mitte üksnes aastaarve kokku ja teoste nimetusi. Inimene ei ole entsüklopeedia, just inimene on mõtlev olend. Samamoodi üks sõna seostab tervikliku haridusega isiksus, lendavat hollandlast ja Kariibi mere piraate. Nüüd sa võid panna siia oma sisetunde järgi kas kooloni või mõttekriipsu. Mõlemad kirjavahemärgid on head, kommast jääb väheks. Ehk siis lendav hollandlane ja Kariibi mere piraadid omavahel seotud on üllatus, minule ka oli. Avamere purjekas, 3 sõna kokku. Avameri on üks sõna ja avamere purjekas samuti omavahel kokku, nii et 3 sõna koos. Avamere purjekas, millest on inspireeritud filmisari, üks sõna, peaosas loomulikult kokku, sest muidu mängiks Johnny Depp pead, aga ta mängib peaosa. Johnny Deppiga seilas 18. sajandil Hollandi ja Jaava saarte vahet, kuni meeskond, üks sõna, haigestus katku. Alust meremehed nimetavad aluseks jahtlaevu ja selles mõttes on asi sürrealistlik, et sõna alus tähendab meile siis 4 asja eesti keeles. Alus esimeses tähenduses, baas, pinnas. Alus teises tähenduses, lauseliige, tegija, alus öeldis, sihitis, määrus. Alus 3. tähenduses, keemiast, alus ja hape annavad meile soola ja vee, siuke laul. Ja ehk siis leelis. Ja 4. tähendus, alus, on laev. Seda öeldakse nii suure kui väikese laeva kohta, nii et 4 korda alus. Tere tulemast Eestisse, eesti keelt õppima, see on imelihtne. Good luck. Ja teda ei lastud ühtegi sadamasse, liitlause teine pool jutustab, mis siis juhtus, kui katkuhaigetega laeva ei lastud sadamasse. Meeskond, üks sõna, suri nälga ja janusse ning täiesti realistlikud meresõitjad, üks sõna, on korduvalt näinud musta rebenenud purjedega kummituslaeva, üks sõna, mis on ilmselgelt hukatusse triivinud 3-mastiline, üks sõna. Ta on termin, ta on omadussõna, nii et 3-mastiline kokku, viirastus. Kui te internetis vaatate andmeid selle lendava hollandlase kohta, saate teada, et teda päriselt ongi näinud, mitte ainult filmis Kariibi mere piraadid, vaid on näinud prints George, britt, ja mitmed nimekad, väga realistlikud ja täiesti korras kupliga maadeavastajad, meresõitjad ja tulebki see kummituslaev. Kuidas selgitada?
aga vot ei tea. Erinevalt hirmuäratav üks sõna, missugune, kole, hirmuäratav. Erinevalt hirmuäratavat miraaži näinud printsidest ja maade avastajatest üks sõna võivad tänased noored karistust kartmata üheteega oma reisimuljeid üks sõna jagada. See on ka nii ja naa, teine läheb kadedaks. Eestlane ikka peab sellega arvestama, et kui ta millestki räägib, keegi tahaks omale kohe sinu reisi saada. Ja veel enam, koma, Kesk-Eesti, seal vahel on sidekriips, Lõuna-Ameerika, Kesk-Aasia, kõik need on alati niisugused kohanimed, kus mõlemad sõnad on suure tähega ja seal vahel, nagu ka Ida-Virumaa, on sidekriips. Kesk-Eesti suurima õppeasutuse üks sõna, see veel ei ole teisendatud õpiasutuseks, on õppeasutus. Sädeinimesed, üks sõna, termin, selline armas, toovad parimad ideed ka meie kooli ning sündimas on meie kooli podcast. Podcasti nimetuse vormistasimegi siinsamas klassis seda teksti luues. See on Jäpp Stuudio, meelega rahvusvahelise nimega. Katsetasime, kuidas on 2 U-ga stuudio, ei ole ilus. Kuidas on Jäpp Jotiga ja Ääga, ei ole ilus. Jäi rahvusvaheline Jäpp Stuudio kirjapilt. Ootame huviga esimesi saateid. Jäpp Stuudio, mis kujuneb sillaks erinevate maade koolinoorte, üks sõna, muidu oleks koolile kuuluv noor koolinoorte vahel ning saab suures osas ingliskeelse, üks sõna, väikese tähega, ingliskeelse sisu. Kui sina, kallis eestlane, see on nüüd üte ehk siis kõnetatav, kes jääb mõlemast küljest komade vahele. Kui sina, kallis eestlane, oled Canberras, Kuubal. Kuuba on saarem kui Austraalia, sellepärast on Canberras seesütlev, aga Kuubal nagu Hiiumaal alal ütlev kääne. Või Devonteris, on meie kolledži noorte taskuraadio, üks sõna. Taskuraadio on siis podcast, eesti keeles suhteliselt äpusõna, jääb podcast, kasutusse juba tean. On meie kolledži noorte taskuraadio sulle soojendajaks, teejuhiks, üks sõna ja inspiratsiooniks. Kuulmiseni. Eks järgmisel aastal korra või 2 grupeeritakse taas Hollandisse minejad. Selleks puhuks jätan teie kõrvu paitama pärast ojojoi muusikat, Hollandi hümni. Ja sina kirjutad oma lemmikriigist selle teksti paberi taga küljele. Me siin kasutame käelihaste harjutamiseks, eduelamuse saamiseks täiesti vabalt tšipit. See õpetab päriselt kirjutama. Ja Hollandi hümn on selline. Panen teile André Rieu orkestrisaatel.
võimas. Kohtumiseni Hollandis või mõnes teises imelises riigis. Lehva!